Kohtla-Järvest. Tere Meelis siis. Nii mõnus on sind jälle näha. Et see aasta on trahvanud niimoodi, et ma satun siia Misso kanti juba vist 3. või 4. korda. Sind ma tunnen mõned aastad ja iga korraga järjest rohkem saan aru, et ma tunnen tegelikult sind palju kauem kui need mõned aastad. Et see, millega sa tegeled, on nii vinge ja sellest tulin ka sinuga rääkima. No. Ehk siis Misso poiss? Misso poiss jah, kuigi sündinud ma pole Eestimaal. Seda ma ei teadnud. Siberis Baikali ääres. Aga ma olin seal väga vähe, paar-3 aastat ja siis Eestimaal. Ja üles olen kasvanud ikkagi esivanemate kodus, mis asub siit umbes 2 kilomeetrit. Käisin Misso koolis. Edasi läksin, mul vist sündides saati see metsamehe hing sees, sellepärast, et üles kasvatas vanaisa, vanaema. Vanaema oli kogu aeg hädas, et ma eksin metsa ära. Nagu jalad alla võtsin, olin ma metsas. Ma ei tea, millega teised tegelesid, aga minu jaoks oli mets. Pärast tuli kalapüük ja niimoodi. See loodus, ikkagi loodus. Mis sa lapsepõlves veel meeldis teha peale metsade? Aga ikkagi loodus, sellepärast ma mäletan veel ühte asja, et see on mulle natuke huvitav. Vanaema küll palju loodust, no vanad inimesed ikka loodust tundsid. Aga isegi vanaema jäi hätta, ma tassisin kõik sealt metsast, mis liigutas ennast, ütleme niimoodi, mis liigutas, selle tassisin koju ja küsisin jälle nimetust, et mis see putukas on või mis loomaga see tegu on. Ja eks ma mingil ajal jah, siis olin ma tehnikumis juba, kui ma sai ka ornitoloogiaga tegeldud, linde rõngastatud. Mitte tehnikumi... Ei, oma ja ma sealt tutvusin ühe ornitoloogiga, saime sõbraks ja jälle hästi looduslähedasega, ikkagi kogu aeg elu on käinud just nagu seda rada, et jututeema saad just nendega, kes nagu loodusega koos on. Sai mõned aastad sai linde rõngastatud. Selle rõngastamise seoses kah võin huvitava loo, mis mulle tohutult rõõmu pakkus. Seal lapsepõlve kodus rõngastasin suitsupääsukese ja järgmine aasta tuli mulle teade, mitte järgmine aasta, poole aasta pärast tuli teade, et suitsupääsukene püüti kinni Aafrika lõunatipus. Aga kevadel oli jälle minu laudas, ma võtsin laudast ta kinni. Näete, jäi ellu, nii pikk, aga ja siis lihtsalt mõtlesin kuidagi, et sa vaata, kui lühikese ajaga sa oled tegelikult pool maakera läbi lennanud. Kui pisike ei saa olla. Ja. Tehnikumis õppisid sa mida? Metsandust, metsatehnikut ja mis seal abi metsaalemat luual, jah, aga minu plaan oli ikkagi, kui ma sinna üldse läksin, siis eesmärk oli ainult metsavahiks saada, mind muu ei huvitanud. Metsavahiks, mitte metsatehnikuks. Said sa metsavahiks? Sain. Siia kanti? Ei. Tartumaale, peale Vene kroonust, ma ei mäletagi, mis aastal ma sealt tulin. Kus sa teenisid üldse? Arhangelski väga sügavatesse soodesse viidi Arhangelski oblastisse. Sääskete sisse 2 nädalat siukesed sääsed, et ära harjusid, et supp oli pooleks sääsketega. Ei teinud väljagi ja... Ja kõige kaugemasse nurka ma mäletan, et küla nimi oli Talnõi. Sealt enam edasi ühtegi teed ei läinud. Nii, ja peale sõjaväge Tartumaale metsateema? Tartumaale seal oli kuidagi nii sugulaste kaudu kutsuti üks tegelikult väga väärt, ma austan teda metsaale. Ta on ära surnud, aga ta oli Palu Kambja metskonna ülem. Ta oli ikkagi veneaegne siukese looduse suhtumisega, väga õige suhtumisega. Ta kutsus üldse sinna, ta oli endale nagu kõik siukesed, ma ei tea, kõvad spordimehed metsavahiks kokku ajanud. Ja ta oligi oma selle metskond oli alati Eesti esimesi nagu töö tegemisel. Küll oli seal kõvasid suusatajaid ja maletajaid ja ma ei tea, siukesed üldse aktiivselt, füüsiliselt aktiivsed. Kaua sa olid metsavaht?
Aga 91. aastani, no siis see läks ju koondamiseks ja ma tulin küll natuke varem ära, ma tulin kevadel juba ära ja selle pärast, et ma elasin 7 kilomeetrit metsa sees, sealt ei olnud võimalik last kooli panna. Lihtsalt ei olnud võimalik, kõige ligem kool oleks siis Valgjärve või Maaritsa. Aga 7 kilomeetrit, kuidas, kui teesidki talvel lahti jaetud. Ja ma tulingi nagu siia Missu ära, et vanemate kodu, tegelikult äiapapa koju maandusin, et siit on ju ainult 1,5 kilomeetrit kooli, poiss pidi kooli minema. Sügisel pidi poiss kooli minema, ma tulin kevadel. Ja kohe oli koondamine, aga ma tulin Missu, et siin asun metsavahina uuesti nagu tööle, aga kohe tuli, see oli nagu saatusest, kohe tuli ka koondamine selga. Ega siit Missust koondati kõik ära. See oli sihukeste juhuste kokkusattumine. Mis minu juures kõige rohkem nagu paelub on see, et sa teed vanal viisil korve. Ehk siis pirukorve. No ja eks seda pirukorvi, seda... Millal sa tegema hakkasid? No esimese korvi ma kindlasti tegin võib-olla kusagil 10 aastaselt. Huvi korras sellepärast, et mul vanamees oli 14 aastat vabatahtlikult Siberis. Metsa vabatahtlikult. Ta lõikas metsa, eks praegu ole ka sihukesi mehi, kes ajavad rasket raha taga, ütleme niimoodi. Aga ta külmetas näpud ja varbad ära ta ei saanud enam, ta tuli ära sealt Siberist. Muidu ta, ma ei tea, kui kaua ta seal oleks lõiganud. Ja siis ta hakkas korve tegema, lihtsalt midagi peab inimene tegema, ega ta oli ka väga töine, et ilma liikumata nagu kogu aeg pidi midagi tegema. Lihtsalt hakkas korve tegema, no ma ei tea, noh. Ikka pirukorve? Ikka neid samu pirukorve, seda sama vanaaegset pirukorve ja sealt võib-olla ma siis 10-aastaselt või midagi seal kandis, kui ma olin. Mina tegin ka siin kõrvalt, vaatasin ja mul on see hää, et mis ma ükskord näen, see mul meelde jääb tegelikult. Vähemalt nooruses jäi meelde, nüüd on see mäluga nii nagu on. Meeldima ka hakkas ja siis see kuidagi, ega ma siis poisikesena neid tegema ei hakanud, aga ma puutusin nendega poisikesena maru kõvasti, tead mismoodi kokku vanamees tegi. Aga vanamees ei turustanud. Külainimestele, iseendale külainimestele. Mina siis, ma mäletan, et ma ostsin esimese võrri juba 6-aastaselt. 6-aastaselt võrriga ka meeldis sõita. Vanamees siis pani 2 ja 2 kokku, et kuule poiss hakkas korve turustama. Ma siis punnvõrriga kõik selle Setumaa käisin läbi. 10 korvi selja peale, jälle kuhugi poe juurde, aga Vene ajal ma seal poe juures küll kaua olla ei saanud. Ma nagu kohale saabusin, kohe esimene inimene tuli müü korvid ära. Ma ei mäleta mingisuguse taskuraha, ma niimoodi teenisin, kas oli 20 kopikat, kui ma ei eksi, ma olen selle peale mõtelnud, et 10 korvi pealt said 2 rubla vist. Jälle punnvõrriga koju, aga selle punnvõrriga muidugi. Sellega meeldis sõita ja avastada, aga jälle see oli nagu maailma avastus, Võrumaa või siin Setumaa avastus. Nii et ma olen kõik need Vahtselina, Obinitsa, Meremäe, no vaata oli korvikudujaid, aga nad nagu, ma ei tea, tegid endale ja tuttavatele. Et suures ringis nagu inimesed ei saanud neid korve. Sealt pihta hakkas? Saata kuidagi sellepärast ma võin ütelda, et ma olengi terve elu nende pirukorvide sees olnud. Algul turustasin nii kaua, kui vanamees neid kudusse. Sai ka sovhoosidesse, sovhoosidega oli lihtsam, tegid kõne, veoauto tuli kohale 50 tükki kuni 100 tükki, sellepärast, et lapsed käisid 1. septembrist 2 nädalat sovhoosi kartulipõldude peal kartulit võtta. Ja siis sovhoos võttis need korvid kartuli võtmise jaoks, aga loomulikult ega see sovhoos neid kuhugi panipaika ei pand. 2 nädalat võeti kartuleid, siis tehti mingisugune nendest kartulikastidest või jääkidest lõkke ja nii need korvid ka sinna lõkkesse läksid, sellepärast järgmine sügis osteti jälle uued korvid asemele. Aga kui ma metsavaht olin, siis millegi pärast, no ma ei tea, seda aega talvel oli ja
seal Tartumaal. Ja siis sai ka mul tehtud mitusada korvi, siis sai neid turustatud Valgjärvel, Maaritsas, no seal Kambja ümbrusesse, sinna, aga sealkandis nagu neid korve eriti ei tuntud, seal tol ajal nagu traatkorvid ja ega seal nagu erilist, ja võeti ja isegi sealkandis, kui nüüd meenutada, paar inimest ma ikkagi leidsin, kes tundsid neid korve ja teadsid, ma ei tea, võib-olla nad olid Setumaalt kandist päri, kuigi ma ei teagi, kust need korvid tegelikult üldse alguse on saanud. Eks ta seal, ma arvan, et sealt kandis, kus kas nad on täielikult Setumaa korvid või ei ole? Avinurm on ka ikkagi väga... Jah, ma tean, et Avinurm teeb, aga millegi pärast, kui vanaaegsed pildid kätte juhtuvad, siis alati ma olen trehvanud Setumaal. Mingisugused üldse talupildid või Setumaa, millegi pärast on neid, seda pirupuukorve. No eks ta sealt on levinud, kus seda pirupuud kasvab. Aga seda, no jah, arvatavasti, sellepärast, et neid korve ma tean ka Petseris. Kõik vanasti oli Petseri Eestimaa. Et Petseris tuntakse neid korve väga hästi. Aga 90-ndad, kuidas läksid sul... No 90-ndatel hakkaski nagu see ikkagi põhitegevus korvidega pihta, no, et edasi oli vaja elada, metsavahi hing. Samal ajal 91-sel olid ju mitte ainult metsavahi koondamised. Vähemalt siin või siin jäidki kõik töötuks. Kõik need sovhoosi traktoristid, auto, kaks võimalust, kas mine... Ma ei tea, maailma pidi tööd otsima, rändama või siis leiutad midagi. Mulle see puutöö ja korv ja see kõik sobis. Eks ma siis tasapisi, siis oli veel korvinõudlus ka, et nii palju kui tegid, nii palju kohe põhimõtteliselt käest võeti. Ja kuidas praegu? Praegu korvidega... Kui ma nii palju teeks, kui ma 90-ndatel aastatel, ütleme siis niimoodi, kui ma niimoodi praegu teeks 1 aasta korve, nagu ma tegin 90-ndatel, siis ma müüks neid korve vist küll 5 aastat. Nüüd ei võeta 10-5. Tuli sügis, võeti 10-5. Selgkorvid polnud ühtegi majapidamist, siin ei olnud ühtegi majapidamist, kes ei ostnud selgkorve. Need on need, mis Ranitsana selga lähevad, jah? Ei ole need ümmargused suured. Neid kasutasid ju, kõikidel olid loomapidamine. Heinatassimiseks. Et minu elus on sihuke juhus olnud Sänna laadas, no see võis toimuda 95. kuni 2000. Või ütleme 2000, isegi võib-olla 2000 aastal. Mul oli sõiduauto, katuse peale paigaldatud 6 konteinerit. 6 konteinerit, see on 12 selgkorvi. Ma läksin laata hilja, rahvas ootas mind. Rahvas nägi, mina tulin, see on minu korv. Ma sain oma paiga peale, nemad võtsid ise maha need korvid. See tähendas, et 5 minutit ja olid see 12 suurt korvi mu käest ostetud ja kõrval läksid inimesed kaklema, sellepärast ilma jäid. See on tõsi, selle suure selgkorvi pärast mindi kaklema, et tema arvas, et tema oma on. Minu silmad on selle ära näinud. Aga nüüd võetakse neid korve ainult pesukorvideks. Et ikkagi väga suur muutus on tekkinud. Ja neid tavakorve mitte keegi ei osta 10-5. Ma mäletan 10-5 võib-olla viimane kord siit ligidalt Luhamaalt üks ostis kartuli võtmise jaoks 10 tükki korraga. Muidu võetakse 1-2 seenel käimiseks, õunte jaoks nii ja naa. Sul oli väga hea lugu oli ennem sellest sangast. Et kui sa... Sangad. No sangadega on sihuke, et Vene ajal oli selles suhtes lihtsam. Igas majapidamises keegi ei küsinud, et kas sul on sanga või ei ole. Ma müüsingi korvid kõik sovhoosidesse inimestele. Kõik läksid ilma sangadeta. Ma ei pidanud üldse vaeva nägema sellepärast, et siinkandis oli üldlevinud sang oli
naiste vanad sukkpüksid, need põimiti korvile peale, need oli hea, ta ei sooninud kätte, pehme hoida, kui võtsid kinni, tõmbasid algul tuli, kui oli korv, oli suur korv ja raske, siis kõik enne hakkas sang venima ja siis tuli korv järgi. Ja ma ei tea, kõik olid rahul, mina olin ka rahul, mul oli jälle väga hea turustada, ma sain suurde korvi väiksema, keskmise panna, keskmisele panin ja siis sain väga palju sain laata kaasa võtta ja ometi oli aeg Vahtselinnas, mul oli oma koht, aastaid Männi all, rahvas ootas, ma sinna läksin tavaliselt. Kes mäletab, see mäletab, ma olin lõunani ainult laadas ja alati oli kõik 100% müüdud, lõunaks olin ma kodus. Ükskõik kui palju ma võtsin, läksin ma järelkäruga ja autoga ja ei olnud üldse probleemi. Sangast. Sang iseenesest suurem ja kui ütleme 80%, ma kasutan toomingat sangaks, võib ka kasutada kaske ja paju, aga minu oma isiklik kogemus ei pea nii kõvasti, paju ei pea nii kõvasti vastu kui toomingas. Siin on ka nüüd 2 eri varianti, mõlemad on toomingast, üks on kooritud, üks on ilma koorimata. Linnarahvas, siukesel koorimata on need ka jälle põlgab ära, ta tahab kooritud, kuigi uskuge mind, see koorimata sang on tugevam kui ära kooritud. Kas see sama koor takistab vist üles keeramise ajal tema kiudud katki minekut? Ma ise olen nii mõtelnud, et kui ära koorid, võib-olla lähevad kiud natuke ma ei oskagi seda mingi valemi järgi ütelda, natuke võib-olla rohkem sealt seest lähevad katki kui koorimata, et koorimata sang on kindlasti tugevam kui kooritud sang jälle. Kuigi nüüd välimuse järgi, ega see ilu on vaataja silmades. See on ju tarbekorv. Tarbekorv. Ma olen kogu aeg ütelnud, kui te tahate töökorvi, siis see on üks paremaid, ta on väga kerge. Ma ei tea, mis raskuse ma siia, paneme tina täis, ma tean, et ta kannatab üles tõsta. Ma tean mehi, kes on öelnud, et nad lapsepõlves vihkasid need korves, need jäid katki. Jah, olen ka kuulnud, see pole minu väljendus, vaid olen kuulnud laatadel, kui setu vanemad, mitte noorpõlvkonnas, vanad ütlevad, küll need on ikka hääd korvid, need ei mädane, ei idane. Et siin tegelikult tulebki, ma arvan, igaks juhuks ka ära mainida ja ma arvan, et on hea seda sinu suust kuulda, et mis on siis laastukorvi ja pirrukorvi erinevuseks, siis see on ju tõmmatud laast, see ei ole hööveldatud laast. See on täielikult tõmmatud, jah, kui nüüd... Tehnoloogist me ei peagi rääkima, aga pigem jah. Et siin on ikkagi niimoodi, nagu puit ise on kasvanud, niimoodi on see... Et ta ei saagi, ma ei tea, kas sellel korvil ei ole, ma oleks tahtnudki just, et oleks kuivamispragu. Et siis oleks näha, et kui ta kuivamispragu tekib, ta teeb tiiru peale, nagu oleks 2 kitsast pirdu kokku, vaid ei jookse külje peale välja, aga see lõigatud laastul seal ei saagi ütelda külje peale, seal ta jookseb ükskõik igat moodi jookseb. Kui sa ikkagi kiud läbi lõikad. Ja sellise pirru saamiseks sa pead ikkagi meeletult metsas valima, on ju? Sellise pirru saamiseks peab meeletult valima ja meeletult, ma ei tea, loodust tundma ja... Mina lihtsalt sõidan ja ma võin näha fantastilisi männimetsasid ja mulle aitab, kui ma näen, ma ei tea, 5 sekundit viskan pilgu peale ja ma ütlen, et siit ei saa puud. Siis, et ilusad sirged puud ja mets on ilus, aga pirdu ei saa. Jah. Mina vaatan ikkagi koort, latvasid, juba koore värvus, ma näen ka, mis taimestik kasvab. Ja kui vana see puu peab olema? No, mida vanem, seda parem. Me ei räägi siin mingist 40-50 aastast. Ei. Ikkagi mina, 100 aastat, siis hakkame rääkima, siis saame korvi. Ja mis siin praegu tahetakse teha? Praegu tehakse niimoodi, et ma natuke imestan seda süsteemi. Kui ma metsavaht olin, siis männi peeti
peeti täiskasvanuks puuks, et teda võiks langetada 100-120 aastat. Nüüd on ühe korraga öeldakse, et mänd on täiskasvanud puu, kui ta on 80 juba. Targemate metsameestega ma rääkisin, et 10 aastat läheb mööda, siis läheb juba 60 peale või? Kahtlused on küll, jah. Aga vaata, mis sellest praegu tehakse. Midagi, mis ei kesta. No ei kesta jah, niisama on kõik need palkmajad, mida olen kuulnud, mina pole ehitanud, vaid et 30 aastat ja siis on vaja kappremonti, aga ei saagi ju, noorest puust ei saagi, noorel puul ei ole soojapidavust, kui ta on nii laiade aasta, noor puu on alati laiade aasta rõngastega, ta ei ole tihe, tal ei ole soojapidavust, loomulikult ta hakkab ennem mädanema ja kõdunema. Ma ei tea, Meelis, kas ma kunagi ütlesin, kuidas vanasti maja palki valiti? Isegi kui sa ütlesid, sa võid seda veel öelda. No ikka vanamets, see on rusikareegel. Talvel teda lõigati teatud kuudel, teatud kuuvaasiga. Aga mis targad mehed veel tegid? Esimene aasta talvel valisid maja ehituse puud välja. Et vot see puu. Siis roniti tippu, kõrgele puu tippu. Ja lõigati kusagil paar meetrit või sinna kanti, paar meetrit lõigati nendel puudel ladvad maha. Märgiti ära, lõigati ladvad maha. Rohkem see aasta ei tegeletud nende puudega. Oodati, kui oli aega, oodati võib-olla veel äkki 2 aastat. Ja siis langetati talvekuudel teatud kuuvaasidega need puud. Mis juhtus selle 2 aastaga? Puu lõigati ladve ära, puu ei kuiva ära. Puu hakkas oma haava, ta tahtis, kaitsemehhanism tekkis, ta hakkas alt maa pinnast vaiku tootma. Ja muudkui tootis vaiku suunati ülesse, et see ülemine osa ära parandada. Ja siis oligi, et puu oli vaiku täis ja see vaigune palk ju ei mädane. Ja minul on ka maja, mis on 130 aastat vana, aga saag ei taha palki võtta. Võib-olla on ka selle maja nii targad mehed ehitanud. Tegelikult ma tahaksin paari asja kohta veel küsida, sest ma näen siin ümberringi on lisaks korvidele on ka sellised loodust märkava mehe teosed siin kõrval. Siin on üks jänes. Millal sa neid tegema hakkasid? Sellised kujukesi. No selles suuruses jah, viimased võib-olla 3 aastat, ütleme 3 aastat. Muidugi see jänes on hiljuti tehtud 6 aega tagasi või niimoodi. Aga kui nüüd võtta üldse selle nikerdustöö üle, siis ma olin 6-aastaselt, ma käisin suvel sovhoosi karjas, siit alt 1,5 kilomeetrit. Siin oli vana sovhoosi laut, kus oli väike, seda peeti väga väikeseks karja, seal oli 40 lehma, lüpsilehma. Aga mul naabrinaine oli seal lüps ja kuidagi vanaema kaudu jõudis, ma ei tea, vanasti oligi niimoodi, et kui pead jõudsid kanda, suunati lapsed karja. Igatahes mina käisin juba 1. klassi suvevaheajal selles sovhoosi karjasse. Karjas ikka midagi pead tegema. Kusagilt seda ma muidugi ei mäleta, aga taskunuga mul oli ja selle nikerdustööga sai ka tegeldud. Juba siis sai nikerdatud. No üldse mind huvitas juba siis, see ongi uskuma, see vanaaegne värk ja töö, sellepärast, et nüüd tuli meelde, kui vanaema õpetas mulle selle karjase pasuna. Sellest lepast, mis keeratakse välja, mitte ei puurita. Sa näitasid mulle ka päris huvitav tuulikut. Jah, too keeratakse välja. Teda sai 2 puust, lepast ja männist. Lepast ja männist välja keerata. No kuigi mul on üks asi meelest, küll ma olen proovinud meelde tuletada lepakoorast, tehti väga huvitavalt 2 otsast lükati kinni, oli karjalaste, kus nüüd öelda, marjakorjamis
tuutu, jah, ütleme niimoodi, aga ta oli siuke väga imelikult. No nagu teaks ja ei tule ka meelde, täpselt ei tule meelde. Ma tean, et 4-kandiline koor, 2 otsa pidi kuidagi omavahel ja läks kuusepuu tikk, sellepärast on hästi tugev. Kuusepuu tikk läks läbi ja said endale maasika korjamiseks, ütleme, anuma. Ja kõik siuke asi mind nii huvitas, et nagu vanaema kunagi ütles, ei pojakene, ei oska ma ka enam sulle midagi ütelda. No selleks ma olen paljudele ütelnud, et selle siukeseks asja lihtsalt peab sündima, see peab olema juba geenides või ma ei tea, ma ise ka ei tea. Miks ma ei läinud õppima mingi auto või mehaanikuks või ma vihkan täitsa seda, ma ütlen, jah, ma tegelen, ma oskan teha, aga ma viskan. Jah, aga samas oled sa oma instrumendid või seadmed oled sa enam kõik ise ehitanud. No aga kui vaja on, väga lihtne on ütelda, et me ei oska või kus ma panin ta, üks põhiinstrument, mul on, näed, läks meeles, kuhu ma tolle valge tuutu viskasin, mis mulle siit anti. Näed, ei, see ei ole siin, see on mul üks põhiline, näed, ka tehtud, ega seda on väga, see on võrreldes teiste peitlitega on seda väga raske on teritada teda, ma ütlen ausalt. Jaa, see on nüüd mingit kõvemast terast. See on tehtud üldse auto Passati laagrist, kui aus olla. Aga noh. Sinu lusikanuga? Põhimõtteliselt minu lusikanuga. Et sellega, selle tööprotsess nagu käib, aga et temaga lusikad, kulbid, noh ka suuremaid, mul on üldse väga palju neid peitleid tehtud. Ja nad on kõik mul ise tehtud, aga siin ongi, et paljud lähevad karastamisega, ega sa kodusel teel ei tea. Ma tean, et umbes 800 kraadi juures käib karastamine, mille järgi sa võtad ja mida rohkem sa teed seda, selle värvi järgi hakkad karastama ja siis ka lendad vahepeal orki. Kõik enda tehtud on ju? Enda tehtud. See on ka siuke suurema vaagna jaoks või. Ja neid ongi väga palju eri painetega. Õige, proovid ühte, üks paremaid materjale on veneaegne palgi lõikamise saeleht. See suur. Saeraamileht. Praeguse aja oma ei ole enam see, mis Vene aja oma. Kui leiad Vene aja oma, siis ta on väärt asi. Kus sul õpilasi ka on või? Kas sa ei taha võtta või ei ole lihtsalt leidnud sellist või ei ole huvilisi üldse? Vaata sellele küsimusele ma jään võlgu. Ma nagu päevast päeva, ma olen rohkem nagu, ma ei tea, üksik hunt, üksinda metsasid pidi, ma pole nagu harjundki, kui ma peaks päevast päeva kellegagi suhtlema. Jah, ma võin mingisugused tunnid olla, aga kui ma päevast päeva, see, ma ei tea. Jaa. Ei, see õpetamine on jah selline, aga pigem ma suunasin selle küsimuse selle mõttega nagu, et kas on huvilisi, mis sa arvad, kas oleks üldse huvilisi, kes tahaks nagu mitte, et nad õpivad ühe korvi tegemise. Ma arvan, et on huvilisi, aga nüüd tee selgeks, kas tal on tõsine huvi või tal on ainult hetke huvi. Ma neid hetke tunnist ütle selle koha pealt, ma ütlen, et hetke huvilisi võid jah ikkagi leida, aga ma ei taha siukse hetke huvilistega üldse võib-olla vesteldagi. Aga kes ütleb mulle, et inimesel tõsine huvi on? Vaata, siin on konkreetne näide, no huvi on nii kõva, et läbi tule ja vee teed endale kõik instrumendid, et saad teha seda asja. Sa ei jätagi nagu järgi, aga kuidas siis saab? Jah, just. On vaja ju. Mul on vaja ja siis, ega siis siin maailmas ei ole ühtegi asja,
teiselt planeedilt tulnud, kõik on inimkätedega tehtud. Ja siis mul ongi küsimus, et miks siis mina ei saa sellega hakkama, peab saama. Siin on näed lintsaag, kui osta ei jõua, siis tuleb endal valmistada. Jah, siuke lintsaag, ma olen näidanud, näed Meelis, selle läbilõike kõrgus on 20 sentimeetrit. Ma ei tea, kus need hinnad võetakse 2500. Mul seisab vana metalli hunnik, ma ei lähe vana metalli viima. Ühtegi asja. See on ju materjal. See on materjal ja siis, mis ma ütlen selle pingi hinnaks, see põhimõtteliselt 100 euroga saad kätte 2500 väärtuses pingi. Ja nagu selle pingi kohtagi ma ütlen, kui üks inimene on teinud, no miks ei saa? Väga lihtne on ütelda, ma ei oska. Ma olen paljude käest laadas küsinud, kas sa oled üldse proovinud va? Siis vastus on, ei ole. Aga kui sa tead, et sa ei oska? Ma võiks öelda, et mõnikord ongi niimoodi, et ma ei oskan, siis sa küsid, kas sa oled teinud, ei ole, aga ma ju tean, kuidas see asi käib. Et ka korvidega, kui minna tagasi, ma ei ütle, et ma 100% tast kõike tean, ikkagi oled võib-olla teinekord midagi avastanud veel, kuigi nii palju aastaid oled teinud. Et võib-olla, et mitte et valesti teed, aga et on ka võimalik veel, kui nii teha veel äkki lihtsamalt, kus ma ütlen, sama tööd, et midagi ikka. Et mitte kunagi ei tasu ütelda, et sa kõike tead. Ma ei tea, kas ma tean palju või vähe, aga kindlasti ei tea ma kõike. Et homme õpin ma uuesti, mida ma täna ei tea ja ülehomme õpin ma toda, mida ma homme ei tea jälle. Ainult, et pead meelde jätma, tähele panema, kogu aeg peab tähele panema, kui midagi valestigi teed, siis on võimalus alati järgmine kord paremini teha. Suur aitäh, et sa mind vastu võtsid. Suur aitäh, et sa minuga vestlesid. Meil oleks kindlasti pikalt veel vestelda. No mul on igatahes hea meel, Meelis, kui ma sind seal Urbani päevalaadal trehvasin. Esimest korda. Ma ilma huupi ei lähe, ma ei lähe iga ühe juurde. Aga ma nägin, ma ei tea, võib-olla jälle see, nagu ma enne ütlesin, see sisetunne või et siin on midagi teistmoodi. Ja minul on võib-olla äkki rohkem hea, parem meel, et ma olen siin kodust väga palju ütelnud, et on veel näed siukesi mehi. Aitäh sulle. Sinule suured tänud. Ja kõik head.